Tere tulemast kuulama ja vaatama meie järjekordset podcasti osa. Mina olen Evelin Puusepp, olen saatejuht ja täna mul külas Kalev Reiljan. Kalev, tere tulemast saatesse esmalt. Tere. Oled endale väga huvitava ameti võtnud ja liikunud Digilogistika Keskusesse projektijuhiks. Räägi võib-olla hakataks 2 sõnaga, et mis asi on Digilogistika Keskus ja mida sa seal teed? Digilogistika Keskus on siis ühtepidi ettevõte, teistpidi selline unikaalne kompetentsikeskus, mis tegeleb siis logistika ja transpordi valdkonna digitaliseerimisega. Seda loomulikult siin kodu Eestis, aga laiemalt siis ka Euroopa Liidus ja on tihedalt seotud siis sellise Euroopa Liidu regulatsiooniga, mille nimi on EFTI, ehk siis Electronic Freight Transport Information. Et tänane situatsioon Euroopa Liidus on selline, et meil on paljudes riikides, ütleme näiteks Eestis, on siis siseriiklikult veoselehed kas siis osaliselt või suures määras, ütleme, kui me räägime Eestist, on digitaliseeritud. No just, et ma olen hea digiriik. No võib nii öelda, jah. No ütleme, aga näiteks Soomes on päris kaugele jõutud, ütleme siis siseriiklike lahendustega veoselehtede osas. Aga riikide vahel on meil täna ikkagi peaaegu 100% siiamaani põhiline lahendus on paber. Ja põhjus on siis väga lihtne, et Euroopa Liidus riikide vahel puudub nagu logistika transpordi valdkonnas andmete vahetus, infovahetus ja ütleme, kui me näiteks saadame kauba Tallinnast Frankfurti, siis seda kaupa võivad kontrollida meil, ütleme, kui me saadame näiteks veoautoga, eks ole, et seda kaupa võivad kontrollida siis Läti politsei või toll, eks ole, või näiteks mingi Keskkonnaamet, kes iganes siis tahab nagu seda kaupa kontrollida, kui tegemist on näiteks ohtliku veosega, eks ole. Või siis Leedu ametiasutused või Poola ametiasutused või Saksa ametiasutused. See ainukene võimalus sellele veoauto juhile seda kaupa tõestada või siis nagu et see oleks varastatud näiteks. No jah, ütleme, see on nagu äärmuslik variant, eks ole, aga ütleme lihtsalt tõestada seda, et mis kaubaga tegemist on, eks ole, kus see kaup liigub, ametiasutused nagu tahavad teada saada, kuidas nende riigis nagu kaup liigub, eks ole. Ja veoautosid, kui me sõidame näiteks, ütleme Tallinnast, ma ise olen sõitnud siin viimase, ütleme 10 aasta jooksul, ma arvan, 10 korda Tallinnast Varssavisse, eks ole. Ega ometi veoautoga. Veoautoga ei ole, isiklikele tööpõhjustel. Aga see on ka raske töö nagu ju sisuliselt, kas on suur veos või väiksega sõidad ikkagi päris pikk maa iseenesest. No jaa, ütleme, elus olen sõitnud autoga palju, et selles mõttes mulle tegelikult meeldib sõita, et aga see on omaette küsimus, aga et kui sõita autoga, siin ütleme Via Baltical, siis tegelikult üsna tihti näeb seda pilti, kus veoauto on peetud ametiasutuste poolt kinni, eks ole, kaubakontroll on normaalne teede peal, eks ole, et seda loomulikult kõike kaupa ei kontrollita, aga pistelist kontrolli tehakse nagu päris tihti. Ja selle kontrolli, ütleme, et veoauto juhil peab olema tegelikult nagu pakk pabereid kaasas. Me räägime, eks ole, veose lehest, me räägime näiteks kaubasertifikaatidest, me räägime ohtliku kauba, kui meil on tegemist mingi ohtlikuma veosega, mingi, ütleme, ohtlik kaubaga, et siis ja näiteks keemiatööstuse mingid, ütleme, kemikaalid või ka, ütleme, mingid naftasaadused või mingid muud kütus näiteks, eks ole. Et siis tal peavad olema tegelikult kõik dokumendid kaasas paberi kujul, seal siis dokumentidel õiged allkirjad all, õiged templid all, eks ole, et meil on väga palju nagu täna selles valdkonnas jätkuvalt paberit, eks ole, ja see paberi hulk on tegelikult hämmastavalt suur. Ma isegi olin üllatunud, kui ma selle valdkonnaga siin eelmine suvi hakkasin aktiivselt tegelema, et Euroopa Liidus iga päev, kui me räägime nagu riikide vahelisest veostest, tekitatakse 50 miljonit dokumenti iga päev. Kus need hoitakse, küsiks kohe esimese hooga, et kuhu sa need paned? Ma saan aru, et igaüks hoiab enda juures on ja need ju säilitamiskohustus ei ole ju mitte ju seesama päev, vaid ka pikemalt.
No dokumentidel on erinevad, ütleme, säilitamiskohustused. Ma ütleks, et väga paljud dokumente tegelikult nendest lõpetavad oma elu ka prügikastis, kui nii-öelda see veos ära toimunud on, sest et palju dokumente puhul tegelikult on see kohustus on ainult nagu veose ajal neid dokumente nagu kaasas kanda, eks ole. Ja et see tekitab omakorda tegelikult ka päris suure nii-öelda prügiprobleemi. Et me räägime tegelikult nii-öelda me räägime keskkonnamurest, sest et me räägime, ütleme, aastas kuskil 10 miljardist A4 leheküljest, mis trükitakse Euroopa Liidus välja. Kui see panna mingisse ruumi näiteks, kui suur kogus see oleks umbes, kuidas see välja 100 000 tonni paberit. Ehk siis me räägime umbes kuskil suurusjärgus kuskil 10% Eesti metsaraiest läheb nagu, kui piltlikult öeldes läheb nii-öelda logistika, transpordi valdkonna, see ei ole ainult veoselehed. Need on erinevad sertifikaadid, kindlustusdokumendid, kõikvõimalikud kaubadokumendid, mis on nagu logistika kaasas. Ütleme, ma võin tuua näiteks ka näite nii-öelda merenduse poole pealt, et iga kaubakonteineriga tuleb keskmiselt kaasas kuskil 100 lehekülge paberit. Et see paberi hulk tegelikult on väga suur, eks ole. Ja et see on ühtepidi on nagu keskkonna küsimus, väga palju sellest paberist lõpetab oma eluga prügikastis, eks ole, et tegelikult seda paberit ei oleks iseenesest vaja on ju toota. Ta on ka ettevõtetel, ametiasutustel tegelikult nagu kuluprobleem, eks ole, sest et paberiga seoses meil on vaja inimesi, kes esiteks selle paberi nii-öelda toodavad, eks ole, kes selle välja trükivad, selle info sinna loovad selle paberi. Logistika oma olemuselt on hästi kompleksne süsteem, meil on siis autoveod, meil on raudteeveod, meil on õhuveod, meil on ka merevedu, eks ole. Kaup liigub ühest veoliigist teise, ta liigub näiteks kui vahepeal kuskile vahelattu, sealt edasi ta võib liikuda nagu see kaup võib nii-öelda oma teekonnal liikuda läbi nagu mitmest punktist. Ja täna on niimoodi, et igas etapis nagu luuakse uus paber, kui me räägime rahvusvahelistest vedudest, eks ole. Ja siis tuleb see info nii-öelda, keegi peab selle info nagu paberi pealt kuskile infosüsteemi sisse toksima, sest infosüsteemid tegelikult on ettevõtetel nagu valdavalt olemas. Ega keegi tänapäeval nagu pastaka kuskile paberi peale infot ei kirjuta, on ju. Et infosüsteemid on olemas, eks ole, aga keegi peab alguses selle info sinna infosüsteemi trükkima, siis trükitakse paber välja, on ju. Siis keegi võtab selle paberi, trükib selle info paberi pealt sisse, eks ole, et me räägime tegelikult nagu päris suurest hulgast jällegi töötundidest, eks ole, inimtööst, on ju, ja see on tegelikult ettevõtetele kulu, see on kulu ka ametiasutustele, sest ametiasutused, kui nemad võtavad selle paberi vastu, nad peavad selle paberi pealt jällegi keegi peab selle info nagu paberi pealt kuskile infosüsteemi sisse toksima või trükkima, eks ole. Nii et me räägime tegelikult nagu ka nii ettevõtete kui ametiasutuste jaoks väga suurest kulust. Euroopa Liit loomulikult on sellest juba aru saanud üks aega tagasi. Et kui me räägime siis nii-öelda sellest EFTI standardist, ehk siis Electronic Freight Transport Information standardist ja regulatsioonist, siis selle väljatöötamisega alustati tegelikult juba kuskil 10 aastat tagasi. Nii, aga tahaks kohe küsida nagu õele küsimus, et mis siis ka valmis on? Mis siis valmis on? Ütleme, regulatsioon võeti vastu 2020 juba. Ja nüüd viimastel aastatel ongi siis toimunud nagu selle regulatsiooni täitmine sisuga. Ehk siis selleks, et andmevahetus nüüd saaks Euroopa liikide vahel toimuda ja me räägime tegelikult, ütleme, kui me räägime logistika transpordi valdkonnas, me räägime kuskil 11 miljonist inimesest kokku. Seal on siis kes töötavad seal, kes sellega toimetavad? Kes töötavad otseselt nagu logistika transpordi valdkonnas, eks ole. See on väga suur hulk inimesi. Me räägime, eks ole, siis ma ei tea, veoautojuhid, eks ole, kes tegelevad raudteevedudega, inimesed, kes töötavad logistikaettevõtetes, transpordiettevõtetes, 11 miljonit inimest. Sa kujutad, et kui Eestis elab 1,3 miljonit, siis mitu korda see on nii-öelda Eesti riigi elanikkond, kes töötab selles valdkonnas, et kui natuke üritada tõlkida seda väga suurt hulka rahvast. Just, et me räägime väga suurest hulgast kasutajatest tegelikult, eks ole, ja ametiasutusi, kes on seotud kaubaveoga Euroopa Liidus on 2700 kokku, eks ole. Et jällegi, ütleme, see 11 miljonit inimest on nagu töötab kommertssektoris. Lisaks on meil nagu, ma isegi ei oska praegu kokku lugeda ametnikke, kes ka nii-öelda tegelevad siis kaubavedudega, ütleme tollisüsteemis, eks ole, transpordiametites erinevates mis iganes statistika kõik juurde, eks ju. Täpselt nii, eks ole, et see kasutajate hulk on väga suur, et nüüd
me räägime tegelikult ütleme niivõrd nagu keerulist nii-öelda infosüsteemi ja sellist ütleme infovahetuse lahendust Euroopa Liidus ei ole nagu siiamaani tehtud. Meil on loomulikult infovahetuse lahendus Euroopa Liidus olemas, et näiteks on ütleme tolli infosüsteem, et tolli infovahendus politsei ka, eks ole. Aga see infovahetus nüüd võrreldes nagu kauba logistika informatsiooniga on ikkagi nagu ütleme tuhandetes kordades väiksem, eks ole. Et selles mõttes see süsteem, mida meil tuleb nüüd ehitada, on hästi keeruline, sellepärast on võtnud ka selle süsteemi ehitamine aega. Et leida nagu õige arhitektuur, et selleks, et seda infovahetus kasutusse võtta, on vaja teha ka riikidel seadusandluse muutusi, eks ole, on vaja korraldada, ütleme, ametkondadel ümber oma tööprotsessid, ettevõtted peavad oma tööprotsessid ümber mõtlema, eks ole. Et see protsess nagu selles mõttes paraku ei saa olla nagu väga kiire, eriti kui me räägime, eks ole, siis kogu Euroopa Liidust. Ja kas seal on ka küsin vahele, kas seal on ka seda, et näiteks üks riik ütleb, et mina tahaks niimoodi, eestlased ütlevad, me tahaks hoopis niimoodi ja siis käib selline nagu arutelu ringis, et kas selle peale kulub ka aeg? Riikidel on omad eelistused. Ütleme, 90% aega kulub just nimelt selle peale. Sa tabasin õigesse kohta. Sa tabasid väga õigesse kohta. Ütleme, et sellel ongi, eks ole, oma nagu Euroopa Liit tervikuna toimib niimoodi, eks ole, et ongi läbi arutelu ja seal on omad nagu plussid ja miinused. Et kuna meil süsteem ei ole autoritaarne ja ka ütleme, EFTI valdkonnas ka meil ei ole nagu sellist autoritaarset süsteemi, et nüüd keegi ütleb kuskilt ülevalt poolt, et täpselt jääb olema, vaid see tõde nagu selgubki nagu arutelude käigus. Ja ma olen ise osalenud ka koosolekutel, kus on 90 inimest näiteks ühel koosolekul, eks ole. Kuidas läks? Tahaks küsida kohe. Ütleme, ega ma ise palju seal rääkida ei saanud, eks ole. Aga see lihtsalt näitlikult, et iseäraselt loomulikult nagu töö toimub ikkagi sektsioonides, eks ole, väiksemates nagu sektsioonides. Ja ma ütlen, et seal ongi nagu omad plussid ja miinused, et ega lõpuks ikkagi ma usun, et ma näen nagu seda tööd ka, eks ole, nüüd ise kõrvalt on ju, ja olen ka selles sees. Et ega lõpuks jõutakse nagu headele ja mõistlikele lahendustele. Lihtsalt see lahendusele jõudmine võtab nagu oma aja, eks ole. See on ka loogiline tegelikult, et kui vaatame ka riike, me oleme siin pisikesed, võtame kõrvale Saksamaa, võtame Prantsusmaa, võtame teised riigid, palju suuremad, neil on hoopis teistsugused ilmselt ametiasutused, meil on üks politsei, üks Maksu- ja Tolliamet, eks ju, et riikides on ka see osa ju teistmoodi korraldatud tihtipeale ja me peame kokku saama sinna süsteemi kõik selle nii nagu kõik osapooled ilmselt vajavad. Täpselt nii. Ütleme näiteks, kui me räägime oma siin lähemates riikides, siis tõepoolest, eks ole, oli sul hea näide, et Poolas on näiteks kolm erinevat politseiorganisatsiooni, eks ole. Eestis on ainult üks. No meil on õnneks nii, jah. Mõõtate kolm erinevat organisatsiooni sind läbi Poola sõites kontrolliksid, et päris huvitav oleks. Aga küsin korra seda, et mis on siis eestlaste digilogistika keskuse roll, mida sa ka täna esindad on, mis on meie roll seal, et kas me oleme seal siis lihtsalt üks osapool, kes siis ka üritab pisikese riigi seisukohti nii-öelda laiale areenile tuua või mis meie seal teeme? No digilogistika keskuse roll, ma natukene alguses alustasin sellest ka, et on selles mõttes hästi nagu huvitav ja unikaalne natukene, et digilogistika keskuse oli nagu üks ütleme, tegelikult EFTI regulatsioon mõnes mõttes sai alguse üldse Eestist, eks ole, et loomulikult nüüd Eesti ei ole loomulikult nüüd mingisugune monopol siin, eks ole, aga ütleme, see oli nagu üks valdkondades, mis nagu, kuna Eesti on tõesti, ütleme, digitaliseerimise valdkonnas ikkagi jätkuvalt Euroopas üks edumeelsemaid riike, siis Eestis saadi nagu varakult aru sellest, et see on nagu üks valdkond, mida Eesti ise nagu digitaliseerida üksinda ei saa. Ainult oma riigi sees? Jah, ütleme, et oma riigi sees, riigisisestel vedudel on see võimalik ja nagu ma ütlesin ennem ka, et Eestis tegelikult on täna e-veoselehe lahendused olemas, erinevad ettevõtted seda lahendust pakuvad ja on paljud transpordiettevõtted, kes seda kasutavad. Eestis nagu digitaliseerimise määr on veoselehte valdkonnas siseriiklides vedudes on täna Euroopas, ma arvan, kõige parem hetkel. Aga kui me räägime nagu rahvusvahelist vedudest, siis
siin ei ole nagu Eestil üksinda midagi teha paraku, eks ole, sest et me võime siin nagu Arvata. sees nagu mõnusalt ära digitaliseerida kõik, aga nii kui me selle kauba nii-öelda üle, ütleme juba sealt üle piiri, eks ole, Iklast viime on ju lõuna poole või ka põhja poole, eks ole, siin merevee kaudu on ju, et Soome või Rootsi näiteks, et siis noh, meil nagu enda digitaalset lahendust ei ole Eestis kasu, on ju, et me vajame tegelikult seda, et kogu Euroopa Liit vähemalt nagu läheks üle siis digitaalse lahendusele ja paraku siin on vaja nagu ühte lahendust, eks ole. Mitte igaüks teeb enda oma. Sellest ei ole kaabi eest, et noh, meil peab olema nagu ühtne nagu infostandard, kuidas me informatsiooni vahetame, millisel kujul ametkonnad siis noh, nagu ma ütlesin seda eelnevat näidet, et kui me saadame Eestist, ütleme Tallinnast kauba Frankfurti, eks ole, siis tegelikult meil peab olema nagu lahendus, kus nii Läti, Leedu, Poola kui ka Saksa ametiasutused ja loomulikult Eesti enda ametiasutused ka näevad tegelikult nagu sama infot. Ja noh, ma ütlen, et ajalooliselt ongi niimoodi, et ise nagu viitsid sellele ka, et igal Euroopa Liidul riigil on tegelikult täna nagu oma nagu lahendused, eks ole. Nüüd me otsimegi tegelikult nagu sellist ühtset lahendust, et need erinevate riikide ametkonnad siis saaksid tegelikult kogu siis kaubaga seotud infot, et tulevikus näiteks ei pea Poola politsei enam Eesti numbriga veokit kinni pidama, kontroll võtab keskmiselt kuskil 20-30 minutit tee peal, eks ole. See on jällegi kaotatud aeg siis selle transpordiettevõtte ja autojuhi jaoks, et seal Poola politseil on võimalik lihtsalt enda siis nutitelefoni sisestada see Eesti auto number ja ta saab kogu selle kauba info endale sinna nutitelefoni, eks ole, ja siis ta saab juba otsustada, kas ta tahab selle auto kinni pidada või ta ei taha, eks ole. Et kas paistab näiteks midagi, et näiteks võib-olla tagumine ots on veidi maha vajunud, et eeldatakse, et rohkem näiteks kaupa peal, kui võiks seal olla. Kas sa näed sellest Eesti kogemusest, et kas meil tekib siin mingisugune konkurentsieelis või kas see kuidagi parendab, aitab edasi meie majandust, et kui me siin nii-öelda ikkagi esirinnas sõuame, et sa ütlesid küll, et Eestil ei ole siin e-veoselehe vaatasin monopoli, aga teisipidi jälle ju meil on mingisugune kogemus, millega me oleme nii mõnestki eesist riigist ees. Eestlastele meeldib tunda, et me oleme ees. Ütleme, EFTi rakendamine annab kindlasti kokkuhoidu kõigile, eks ole, nii ametkondadele kui ka ettevõtetele ja ta siis tõesti nagu võtab ära vajaduse trükkida välja paberit, eks ole, ja seda nii-öelda kuskile prügisse visata, on ju. Et noh, et selles mõttes see on lahendus, millest võidavad kõik nagu Eesti ja teised riigid ka, eks ole. Et noh, kui me jõuamegi nüüd nagu digilogistikakeskuse rolli juurde, siis digilogistikakeskus on üks selline, ütleme, nagu ekspertiisikeskus Euroopa Liidus. Ja neid ei ole tegelikult täna hetkel veel nagu väga palju. Et need ekspertiisikeskusi tekib juurde, aga ütleme, täna ongi meil ühega sõrmedel võime üles lugeda. Tegelikult sellised eksperdikeskuseid, kus on nagu sisuline teadmine siis selle rahvusvahelise veoselehtede digitaliseerimise kohta nagu päriselt olemas ja noh, digilogistikakeskus osaleb siis erinevates Euroopa Liidu projektides, tegelikult aitab nagu enda know-how'ga kaasa siis EFTi rakendamisele, selle rahvusvahelise e-veoselehe lahenduse tekkimisele ja lisaks digilogistikakeskus on ka selline nagu kompetentsi või konsultatsioonikeskus, et me näeme võimalust, aga praktiliselt teeme seda, et me müüme tegelikult nagu enda know-how'd siis nendele riikidele, kes nagu seda vajavad. Ja täna on nagu reaalsus on see, et EFTi rakendamine, kui me räägime nagu EFTi rakendamist, siis me räägime sellest, et Euroopa Liidus ametkondadele muutub kohuslikuks siis EFTi andmete vastuvõtmine ja see kuupäev on täna paika pandud. Ja mis see olla võiks? See on 2027 juuli. Vahepeal ma tean, et oli 2026. aastast juttu, aga see on ju põhimõtteliselt juba nagu nii homme. Ja, Euroopa Liidus võtavad ka seda natuke rohkem aega, kui võib-olla tahaks, samal ajal see, ütleme, põhjus ongi nii-öelda eelpool räägitud konsensuse otsimine ja see, et lihtsalt selliste läbirääkimiste ja erinevate arvamuste nagu paljususe keskkonnas on vaja nagu anda inimestele võimalus, eks ole, kaasa rääkida ja kaasa töötada, eks ole. See on täiesti mõistatav, sest näiteks kui sa võtad laua ümber 10 sõpra ja üritad näiteks 6 ajast reisi planeerida, siis juhtub sama asi, eks ju. Kõigil on erinevad eesmärgid, erinevad soobid. Aga kui sul on 1000 sõpra? Siis on ilmselgelt, see on kuidagi nagu võimatu missioon isegi
tahaks öelda. Ja, ma loodan, et Euroopa Liidus 1000 riiki ei tegele sellega, et neid ei ole nii palju. Riik on 28, eks ole, aga ütleme neid osapooli, nagu ma ütlesin, et Euroopa Liidus on 2700 ametiasutust. No just, eks ole, kõik tahavad sõna. Absoluutselt, ütleme, võib-olla kõik ei taha nagu päris nagu aktiivselt kaasa rääkida, aga väga paljud ikkagi tahavad. Ja lisaks on ka suured ettevõtted, on Euroopa Komisjoni esindajad, Euroopa Parlament, neid institutsioone, kes nagu tahavad kaasa rääkida, aga ettevõtted, kes tahavad kaasa rääkida, on ikkagi nagu väga palju, eks ole. Ja selles mõttes, neid on igal juhul rohkem kui 10, eks ole. Nii et see ülesanne väga suur. Siis võiks öelda, et isegi hästi on liigutud selles mõttes, et kui nii palju osapooli on, siis on ju tegelikult see, et me juba oleme suutnud mingi kuupäeva paika panna, mis ajaks peavad olema riigid valmis andmeid vastu võtma digitaalsel kujul, et siis on päris hästi juba. Ütleks ka, et põhjust muretsemiseks ei ole. Ja ütleme, digilogistikakeskusel, ütleme, sisuline töö ikkagi selle regulatsiooni ja sellega seonduvad, ütleme, aktide, standardite, määruste, siis tehnilise arhitektuuriga toimub ikkagi sektsioonides. Ja täna on, ütleme, digilogistikakeskusel selles mõttes unikaalne roll, et ta on nagu praktiliselt kõikides sektsioonides selline oluline osapool, eks ole, kes siis nii-öelda, kellel on võimalus siis nagu kaasa rääkida või ka osades teemades tegelikult nagu eest vedada neid teemasid, eks ole. Ja nagu ma ütlesin, et täna on Euroopa Liidus tegelikult võib ühe käe sõrmedel üles lugeda nagu neid riike, kus EFTI osas on tehtud ikkagi nagu väga selgelt konkreetseid samme. Ütleme, lisaks Eestile on meil täna Soome, meil on Leedu, meil on Prantsusmaa, meil on ütleme natukene Luksemburg, Holland, Beneluxi piirkond, Itaalia, ja ütleme veel võib-olla mõned riigid, kes on hakanud midagi tegema, eks ole. Aga meil on 28 riiki, et tegelikult enamus Euroopa Liidu liikmesriike võiks öelda, et nad ei ole väga palju veel teinud. Ja aega on meil täna tegelikult siis nüüd vähem kui 2,5 aastat, eks ole. Et selles mõttes meil on üks, ütleme, digilogistikakeskuse roll ja ka põhjus, miks nagu mina selle tiimiga liiktusin hiljuti on see, et me näeme nagu võimalust tegelikult siis toetada EFTI rakendamise osas neid liikmesriike, kes seda vajavad, eks ole, ja meil on olnud siin ka väga palju huvitavaid juba vestlusi siin Eestist väljapool, et kus on nagu liikmesriigid tegelikult avaldanud nagu soovi siis konkreetselt nagu saada abi, eks ole, et kus seda nii-öelda know-how täna ei ole, et hakkab olema varsti juba üsna kiire EFTI rakendamisega. Kuna meil Eestis on tegelikult, Eesti võiks tegelikult EFTI võtta kasutusele kohe põhimõtteliselt. Me oleme valmis, jah, et Eesti valmisolek on tegelikult täna Euroopa Liidus kõige parem. Võiks öelda, ütleme, ka Soome on näiteks poole aasta pärast valmis, Prantsusmaa tõenäoliselt on poole aasta pärast valmis, et see valmisolek on seal ka päris hea, eks ole. Aga Eesti valmisolek on täna jätkuvalt hetkel veel kõige parem. Ja samas meil ei ole loomulikult monopoli, nagu ma ütlesin, eks ole, aga Eesti valmisolek on hea, on ju, ja nüüd ongi nagu mõistlik tegelikult seda know-how'd teistega jagada. Ja me loomulikult ei tee seda üksi, meil on ka hästi palju siin põnevaid partnereid, meil on siin Soomest on partnerid, meil on Itaaliast partnerid, meil on Prantsusmaalt partnerid, meil on Beneluxi maadest on partnerid, kellega me siis tegelikult nii-öelda koostöös need asju siis seda tööd teeme ja siis vaatame nagu lahendusi, et kuidas siis kogu Euroopa Liitu kiiremini siis digitaliseerida, eks ole, nagu ma enne ütlesin ka, et see on ka hästi palju nagu Eesti huvides, sest et piltlikult öeldes, eks ole, meil võib, ütleme, Leedu ja Soome võivad olla väga tublid, eks ole, näiteks võtta EFTI kasutusele, aga kui Läti seda ei tee või Poola seda ei tee, siis on probleem kohe. siis me nagu Tallinnast paberivabalt kaupa Frankfurti ei saada, eks ole. Aga mis sa ennustad või kuidas sa näed, et kas me jõuame ikkagi selleks kuupäevaks, et kui me räägime 2027 suvi on ju tõesti vähe jäänud, et kas meil on nüüd tänaseks ainult meil siis nagu kui Euroopa Liidul tervikuna, kas meil on siis see valmisolek nagu päriselt olemas, et kas me jõuame aidata neid ka järgi, kes pole alustanud üldse? Ma olen mõõdukalt optimistlik, et loomulikult teatav risk on, et nendes riikides, kes nüüd ei ole midagi teinud, siin on hästi oluline on eelkõige see, et ikkagi ütleme riiklikult peab olema nagu kas siis mingi ametkond või tiim, kes nagu võtab selles valdkonnas eestada rolli, sest ütleme
klassikaliselt ei ole võimalik aidata, ütleme, inimeste organisatsiooni, kes ise üle tee ei taha minna. kes ei taha just, et sa ei saa nagu üle vöötraja kedagi lükata, eks ole, vägisi on. Et see eeldus on nagu vajalik. Ja ütleme, tänasel hetkel on ütleme, huvi ja selline nagu kaasatus EFTi osas kasvab hetkel kiiresti momendil. Aga fakt on see, et meil on tõesti mõned riigid veel, kes on jätkuvalt veel passiivsed, eks ole. Et selles mõttes teatav risk on, et kõik riigid ei jõua ja ütleme, Euroopa Liit ikkagi toimib ka siin väga pehmelt, eks ole. Ei ole sunnimehhanisme, ei tule suuri trahve, kui ei jõua tähtajaks EFTi väravat valmis ja liitestada. Mingil hetkel nad alati tulevad, eks ole. Lihtsalt küsimus ongi selles, et meil on siin ajakirjandusest läbi käinud ka näide, et Eesti ei ole siis vastu võtnud jäätmemajanduse direktiive, näiteks siin ka mingeid muid direktiive ja mis hakkasid kehtima mõned aastad tagasi juba, eks ole. Ja siiamaani nagu Eestit nagu päriselt veel trahvitud ei ole, kuigi Euroopa Komisjon on näppu vibutanud ja öelnud, et me kohe trahvime teid, eks ole. Et selles mõttes see lähenemine on ikkagi pigem pehme, eks ole. Mingil hetkel muidugi, kui ikkagi selgelt ei reageerita, siis tulevad trahvid ka, eks ole. Et selles mõttes meil loomulikult risk on, et kõik riigid ei jõua selleks saaks valmis, aga ma praegu oleks ikkagi nagu mõõdukalt optimistlik, tulenevalt ka sellest, et kui me tegelikult nagu ühes riigis antud näitel, näiteks ütleme Eestis ikkagi oleme nii kaugel, et meil on rakendamine võimalik kohe, eks ole, praktiliselt, et meil on nagu valmis oleks selleks väga hea, et siis tegelikult kui nüüd see riik, kes ei ole nagu siis oma tööd teinud, näiteks ei ole siiamaani EFTit rakendanud, nad selleks soovi avaldavad, siis me tegelikult saame nagu Eesti lahendust nendel riikidele pakkuda, eks ole, siis. Ja lõpuks on niimoodi, et meil on ikkagi EFTi puhul riiklikud erinevused on, eks ole. Igas riigis on, ütleme, nii nagu sa ise ennem ka ütlesid, et on erinevad ametkonnad, ühes riigis on 3 politseinikut, politseid, eks ole, organisatsioonid, teises riigis on 1 politseiorganisatsioon. Et selles mõttes need erinevused on, aga need erinevused ei ole, ütleme nüüd tehnoloogiliselt ei ole nad fundamentaalsed, eks ole. Et me ikkagi räägime sellest, et meil on kas roheline jalgratas või valge jalgratas, eks ole. Põhimõtteliselt me ikkagi räägime nagu jalratast lõpuks, on ju. Et selles mõttes nagu me, ja siin me näeme ka nagu digilogistika keskusel nagu väga-väga põnevat võimalust ja rolli, et just, et olla siis lahenduse nagu know-how ja lahenduse pakkuja siis ka teistele Euroopa riikidele. See on alati väga positiivne, kui eestlased on kuskil jälle esirinnas, et väikse rahvana me ilmselgelt vajame seda, et me oleks milleski ka paremad, et ei ole näiteks võtta väga head 10 jalgpallimeeskonda, sest et ei ole nii palju inimesi, kelle seast valida. Küsin palju seda ka, et sa mainisid, et Euroopa Liit on lähenenud siin ikkagi üsna niimoodi tasakaalukalt, pehmelt, koostöö vaimus. Praegu on ju kokkulepe selline, et riik peab olema 2027 valmis võtma vastu andmeid, aga vedajal ei ole ju mingisugust kohustust neid esitada. Mis sa arvad, kas vedajatele see kohustus ühel hetkel tuleb? Kindlasti tuleb, aga seda kuupäeva ei ole täna veel paigas. Et esialgses plaanis oli tegelikult ette nähtud, et see aeg on 2029, aga kuna nüüd ütleme siis regulatsiooni enda ajakava on natukene nihkunud, siis me arvame, et ka vedajatele see kohustus nihkub, et ta võib olla ütleme 2030 näiteks, eks ole, või umbes sel ajal, aga ta kindlasti mingil hetkel tuleb, et alguses on vedajatele, logistikaettevõtetele ja ka siis teistele kõikidele, kes siis nii-öelda tahavad, ütleme, kui me räägime näiteks sellisest dokumendist nagu CMR, eks ole, mis on rahvusvaheliste vedude puhul kohustuslik, siis see dokument on alati vähemalt 3-poolne, eks ole. Meil on siis kaubasaatja, meil on kaubasaaja, meil on transpordiettevõte siis või transporditeenuse osutaja, eks ole. Et selles mõttes see veoselehe, ütleme, küsimus ei puuduta nüüd ainult vedajaid, ainult transpordiettevõtteid, vaid ta puudutab tegelikult ka tootjaid, ta puudutab ka siis jaemüüki näiteks, või ütleme, ta puudutab ka ladusid, täpselt nii, eks ole, kõike, kes nii-öelda logistika tarneahelas osalevad, eks ole. Ja tõepoolest Euroopa Liidul on nagu pikem eesmärk on nagu hiljemalt 2035 saada nagu täiesti paberivabaks selles valdkonnas, eks ole. Et sinna on nagu ikkagi üksjagu veel aega, täna 10 aastat. Et aga me kindlasti usume, et mingil hetkel siis nendele ettevõttele, kes siis tarneahelas osalevad, muutub siis
digitaalne lahendus kohuslikuks. No paralleeli võib tuua näiteks arvete valdkonnast, eks ole. Et Eestis on tegelikult siis e-arvete kasutamine võimalik juba, kui ma ei eksi, vist 10 aastat, eks ole. Umbes nii võib kindlasti olla. Aga ta siiamaani ei ole veel, ütleme, näiteks täna on niimoodi, et riik nagu mõned aastad aktsepteerib ainult e-arveid, et kui ma tahan näiteks riigile müüa mingid teenused, eks ole, või ka omavalitsustele, et siis ma saan ainult esitada e-arvet, eks ole. Et aga näiteks kommertstegevuses ei ole siiamaani e-arvete kasutamine kohustuslik. Nüüd on nagu plaan näiteks, et Eesti läheb siis täielikult e-arvetele üle, võib-olla siin paari aasta perspektiivis, eks ole. Aga see on lihtsalt nagu jällegi näide, kus meil tegelikult tehniline lahendus ja võimalus on nagu olemas e-arveteks, aga see üleminek igal juhul toimib nagu pehmelt, eks ole, et ega alguses kedagi nii-öelda kohe piitsaga sundima ei hakata. Ega algul on e-arvetega ka ju niimoodi, et kui kaupmees näiteks ütleb, et ma ei väljasta sulle pabertšeki, vaid sinu arve selle ostu eest tuleb sulle meili, siis täna vahepeal mõtled küll, et miks neid meile nii palju tuleb, teisipidi mõtled, aga vanasti olid kõik taskud olid paberid täis, eks ju, mis sisaldasid mingisugust ostu, on ju. Et ma arvan, et täna see digitaalne lahendus on mõistlik ja lisaks saab need üsna lihtsasti ära kustutada. Kokkuvõttes ütle veel seda, et miks täna peaksid transpordiettevõtted juba ise ka digitaalse maailma poole vaatama. Et riik siin liigub oma sammudega, teie teete Euroopa tasemel tööd, aga miks need veoseteenuse osutajad peaksid tulema ka sinna digimaailma kohale? 3 põhjust on selleks. Et esimene põhjus on tegelikult on siis keskkonnateadlikkus, see, et ma olen hea kodanik, ma ei taha seda paberit välja trükkida, ma ei taha toota nagu prahti, eks ole, see on esimene põhjus. Teine põhjus on otsene kulu, et ma arvan ka selle tõttu tegelikult, et transpordiettevõtted pigem ise nagu vabatahtlikult lähevad üle digitaalsete lahendustele, kuna see lihtsalt vähendab nende kulu, eks ole. Enne kui sund tuleb. Just, täpselt nii. Et Eestis ma arvan kindlasti, kuna digiteadlikkus on keskmiselt kõrge, eks ole. Ja 3. põhjus on tegelikult andmed. Sest et kui meil on digitaalsete lahendustega kaasneb see võimalus, et meil on andmed olemas, eks ole, meil on kvaliteetsed andmed. Et täna ongi niimoodi, et andmed on erinevates infosüsteemides, nad on kuskil vahepeal, kuskil paberil, eks ole, millega on väga raske midagi peale hakata. Ja andmed on tegelikult tänapäeva kuld, eks ole. Et andmetega igaüks oskab ise välja mõelda ettevõttena, mida ta nende andmetega teha tahab, eks ole, riigil on samamoodi andmed hästi kriitilised. See on ka üks põhjus tegelikult nagu lisapõhjus, miks tahetakse nagu digitaalsete lahendused üle minna, sest et täna jällegi on need andmed on ka riigi poole pealt vaadates on erinevates süsteemides laiali, osa on kuskil paberite peal, eks ole. Et aga ettevõtetel eriti, et ma toon lihtsalt mõned lihtsalt näited, eks ole, et kui meil on andmed olemas, me saame näiteks planeerida oma transpordimarsruute paremini, eks ole, me saame planeerida näiteks oma veoautode hoolduskava paremini, eks ole, me saame näiteks raporteerida süsiniku emissioone, siis CO2 näiteks paremini, eks ole, et kui meil andmed olemas, siis nendega on võimalik teha väga palju, on ju, ja eriti tänapäevasel nii-öelda alanud siis AI ajastul, eks ole, kus meil on võimalik siis lisaks kasutada veel ka siis masinõpet või AI-d selleks, et nende andmetega midagi nagu nutikat peale hakata. Aga see on väga kena mõte ja tuletan veel meelde nendele ettevõtetele, kes seda saadet kuulavad või vaatavad, et Eisi käest saab endiselt raha minna küsima ja olen kuulnud, et see taotlusvoor on avatud aprilli lõpuni, seal ei ole midagi väga keerulist ja on inimene ka, kes nõustab, nii et 15 000 on maksimumsumma, millest siis 10% peab endal olema, nii et otsige Eisi leheküljelt e-veose lehega seotud taotlusvoor üles ja kandideerige sinna ja usun, et saame jälle mõne ettevõtte digitaalseks. Aga aitäh, Kalev, sulle tulemast. Aitäh.